Tere tulemast tagasi kuulama Murevabaks podcasti. Ja tere ka minu poolt. Meil oli väike naeruplahatus siin, sest et meil oli nii palav siin ruumis, et meie ajud haudusid. Ja veits kapsad juba. Aga me oleme tagasi ja täna natuke selles mõttes nagu kahepoolse episoodiga, nii et me natuke avame nagu enda lugu ja siis räägime ka veits sellisest tõsisemast asjast. Aga alustame ikka toredamaga, et päev oleks ilusam ja algaks paremini. See on minu puhul muidugi ütled midagi toredat, ega siit ei tule. Mul ei ole. Aga me räägime täna siis koolist ja rohkem võib-olla ülikoolist enda puhul on ju, et kes praegult oma kas bakatöid, makatöid on ju või üldse kandideerima hakkavad või mida iganes on ju, et saaks natuke kuulata ka meie lugu, et võib-olla rahustab, võib-olla ei rahusta. Kes on võib-olla kahe vahel on ju, et kus me isiklikult oleme, kas meie üldse läheks uuesti ülikooli ja nii edasi ja pärast puudutame natuke, mis siin meedias on viimasel ajal koolidest räägitud on ju. Räägi siis sina. Meil on täna elevant ruumis. Märtsi lõpp. Bakatöö esitamise tähtaega ma eeldan kuskil mais on ju? No jah, 5. mai on öelda see, et see peab olema juba nagu käes koolil on ju. Oot, jah, see esitamistähtaeg on ju. Nii, eks ütleme, mis sul on 2 kuud. Oi, vähem. Kõvasti vähem, sest et no enne peab olema juhendaja käes ja... Okei, kuu ja mingi 2 nädalat, ütleme niimoodi ümmargusalt. Ja kus sa oled? Päris sitas kohas. Ja ütleme, võib-olla positiivne külg on nüüd see, et kõik, kes kuulavad, kellel on vaja teha, siis noh, tõenäoliselt keegi nii halvas kohas ei ole kui mina. Arvad, nii halvas et vähemalt siis lohutage ennast sellega, on ju. Sest et mina viimased päevad hästi palju näen storysid, kus inimesed on mingi, et mul on bakatöö valmis kirjutatud, kas ma leiaks kellegi, kes üle loeb, on ju. Ära usu neid ausalt. Ma nägin nii palju neid asju, kas seda tekitab rämedat stressi. Tekitab, jah. Nemad teevad nii palju lohakusvigu. Okei, no tõsi. Ära lase ennast sellest muserdada. Aga vaata nüüd minu probleem on see, et ma olen täpselt seal, kus ma olin kunagi alguses, kui rääkisin. Ma ei ole mitte midagi teinud ja tegelikult ma olen nagu hästi palju analüüsinud, et miks see niimoodi juhtus, on ju. Miks sa pole midagi teinud? Jah, põhimõtteliselt, sest et mul on nagu umbes 8 lehekülge teooriat kirjutatud, mida peab olema 10-20 peab seda olema. Ja, aga minul oli mingi 12. Ma vaatasin, sul oli ka vähe. Keegi kommenteeris. Aga vaata nüüd mu probleem on see, et see teooria sellest 8-st 2 lehte on see, mis mu juhendaja viimane kord ütles, et seda ei ole vaja, et kustuta see ära. Ja mul läks mitu päeva selle kirjutamiseks. Ja noh, kõik muu ka sealt tegelikult nagu ma kirjutasin mingit mulli, on ju, aga nüüd nagu kui ma vaatan, mida ma töös tegema pean, siis tegelikult mul ei ole mitte midagi teha selle infoga. Ja mul on nagu kõik allikad läbi käidud, mis nagu kuidagi saaks abiks olla, on ju. Nii, ChatGPT. Olen kasutanud, olen Geminit kasutanud, saad aru, täiesti kokku jooksnud, aga ma jõudsin enda peas nagu vist lahenduseni. Kuuleme lahendusi. Lahendus on see, et ma olen erivajadusega. Erivajadusega? Sinu lahendus on see, et sa oled erivajadusega. Põhimõtteliselt. Ei no vaata, mul on tegelikult see, et me vist oleme siin ka maininud, et mul on vaata autism diagnoositud, on ju. Ja noh, see on terve elu nagu hariduse mõttes olnud pigem nagu pluss, on ju. Et ma olen see nii-öelda ülifunktsioneeriv autist, on ju, kes nagu, no ma olen alati 5 olnud, kõik on ülilihtsalt tulnud koolis. Ülikoolis samamoodi, vaata kõik ained, ülileba, on ju. Aga millegipärast alati nagu siuksed tööd, noh vaata koolis mingi loovtööd ja mingid pikad siuksed, noh mahukad projektid, nagu no ei tule välja. Noh näiteks kooli loovtööd ka ma tegin 3 korda enne, kui ma läbi sain. Et kuidagi millegipärast on raske. Siis ma nagu, noh alguses ma nüüd mõtlesin, et äkki on nagu juhendajas asi, on ju. Aga siis ma nägin, et kuidagi meil nagu kõik teised kiruvad juhendajat, aga neil kõigil hakkab vaikselt nagu valmis saama töö, on ju. Ja mina nagu istun ikka seal oma 8 leheküljega. Ja ma kuidagi lihtsalt nagu hakkasin analüüsima enda peas, et millegipärast mu need nii-öelda autistlikud jooned on nagu viimasel ajal võimendunud, on ju. Ja kuna ma tean, et ma nagu väga palju ketran kogu aeg enda peas seda baka asja, siis ma jõudsin nagu sinna auku, kus ma töö kirjutamise asemel hakkasin nagu guugeldama, et kas see on mingi teema, et autistidel on nagu raske kirjutada bakatööd. Ja siis ma jõudsin sinna, et apparently see on nagu üliraske neile ja reaalselt kõik probleemid, mis nagu kirjutati, olid need probleemid, mis mul on bakatööga, on ju. Ja siis ma sain aru, et
okei, et võib-olla ma lihtsalt nagu lähenengi valesti asjale, vaata, et noh, sest ma sain aru, et nagu ükskõik, mis ma praegu teen, on tegelikult nagu, see ei vii mind edasi. Mul on nagu see, et ma võin minna 2 päeva süvitsi mingit taustatööd ja kirjutada ja siis ma lähen juhendaja juurde ja ta ütleb, et see on täiesti mööda teemast, et kustuta maha, onju. Ja noh, mul on nagu olukordi, kus ma olen küsinud talt mingi 5 korda sama asja ja siis ma olen seal ikka nagu, et ma ei saa aru. Okay. Ja nagu vaata juhendaja ka ei oska enam aidata, onju, sest noh, ta annab ka endast parima. Ja kuna mul on nagu koolis siuke asi, et mul on nii-öelda registreeritud see erivajadus, onju, siis noh, ma ei ole aastate jooksul seda kasutanud kordagi koolis, onju. Aga ma mõtlesin, et nagu fuck it, sest et mul on nagu nii kokku jooksnud. Vaata, mul on tekkinud mingi suhtlemisblokk sellega nüüd ka, et ma nagu noh, autistidel on vaata hästi tugevalt see, et nagu kui midagi läheb perse, siis noh, sa ei suhtle täiesti blokki. Ja mul on ka see, et noh, juhendajaga ma ei taha enam absoluutselt mingit kontakti. Mul on see, et mulle öeldakse nagu igalt poolt, et võta siis mingi teise õppejõuga ühendust, nagu otsi abi, aga ma ei taha enam. Mul on nagu täiesti see, et ma ei taha suhelda, onju. Ja ma ei taha seda tööd, ma ei taha mitte midagi. Ja siis ma lihtsalt, kuna ma ju tegelikult tahan lõpetada ja ära teha selle töö, siis ma kirjutasin sellele erivajaduse nõustajale, ütlesin, et mulle tundub, et nagu see ei ole enam lihtsalt see, et ma nagu noh, oleks laisk või idee, sest mul on tegelikult seda aega teha ja ma üritan teha, aga ma ei jõua mitte kuhugi, onju. Ja siis ta ütleski põhimõtteliselt, et see on tegelikult nagu levinud teema, et ülikoolis ongi nagu bakatööga probleemid autistlikel noortel ja tule ja arutame, onju, ja leiame lahendused. Noh, põhimõtteliselt tema nagu point oli see, et autistlikel noortel on vaja nagu konkreetsemat juhendamist. Ja et mitte, et see umbes. See ongi nii meeletult raske, isegi minul, kel ei ole nagu sellist asja. Et, sest noh, mulle tundub ka, et kui mul oleks nagu vaata ees see, et selleks kuupäevaks teed mingi selle peatüki, onju. Mida peab täpselt teooria, mingid punktid, seda oleks minu meelest nagu niigi nii vaja. Ja ma arvan, kõigil oleks vaja, onju. Ja veel seda enam, kui on erivajadustega inimesed, kelle jaoks on niigi võib-olla mõttetöölt nagu raske mingeid asju analüüsida, asju teha, onju. Siis kui sa ei anna neile üldse mitte midagi ette, siis sa jooksedki nagu kogu aeg ringis, vaata. Ja noh, ma hästi pikalt nagu mõtlesin ka seda, et noh, tegelikult vaata äkki ma nagu katastrofiseerin üle, et äkki see ei ole mu erivajadus, äkki mul lihtsalt nagu noh, ei tule välja. Ei tule välja, onju. Aga siis ma mõtlesin ka, et kui mul on see võimalus, et mul on siuke inimene, kelle juurde pöörduda ülikoolis, onju, ja mul on ju tegelikult diagnoos ja kõik, et noh, siis savi, et kuidagi peab ju läbi saama, et mis ma nagu ikka põen. Ühesõnaga nüüd ongi see, et ma siis homme lähen taga nagu rääkima. Aga sa tead ka, mis need nagu võimalused on siis selle puhul või? Ei tea, eks ta siis räägib. Ma ka ise nagu veits kardan, et see jääb sinna pinnale, et ta räägib mu juhendajaga ja siis juhendaja proovib paremini. Aga äkki see vähemalt muudab midagi, on ju? Jah, ma arvan kindlasti nagu mingiski suunas, on ju. Sest et, aga noh, mul ongi nüüd peas ka hästi tugevalt tegelikult endal see küsimus, et kas nüüd on nagu see aeg, kus ma peaks võtma vastu otsuse, et ma tõenäoliselt see aasta ei lõpeta. Ei, me ei võta seda otsuse. Või ma nagu pushin veel. Sa pushid ja sa teed selle ära. Ma arvan, et ma teen ka, sest et noh, mul on ka, see on jälle... Sul on tegelikult aega. See on pikk aeg. Sest noh, ma tean ka, et ma olen tegelikult siuke, kui ma saan aru, mida ma pean tegema, ma arvan, ma kirjutan nädalaga kokku selle töölego nagu. Mõni kirjutab 3 päevaga, kui väga vaja. See mõtle tegelikult nagu, kui suur koorem ära läheb. Jaa, ei no ma tahan väga lõpetada, sest et ma ju hullult jändasin, et see lõpetamise päev vabaks saada ka, onju. Mul pidi seal mingi etendus muidu olema. Okei, no näed. Et selles mõttes mul on nagu, ma tean, mul on räme kurb, kui ma nagu ei lõpeta see aasta. Ei lõpeta, Lili. Et ma loodan jah, et see nagu homne kuidagi toob mingi selguse, et ma saan nagu raja peale. Täpselt. Või siis kurat, võtadki selle AI ja ütled, davai, nii, teooria osa sellel teemal hakka kirjutama. Jah. Päriselt ta kirjutab väga hästi. Aga no seal on vaata risk, et siis sa oled mingi... refereerid ümber. No jaa, okei. Kirjutad oma sõnadega, see on täiesti nagu, kui sa annad talle ette näiteks mingid mõtted, on ju, enam-vähem, et mis sul nagu võiks olla, enam-vähem. Või mis su töös nagu, mis see, vaata sa ju enam-vähem, ma arvan, ikka tead, mis sa nagu sinu eesmärk seal tööga et kui sa ütled talle selle kõik ette nagu oma töökava nii-öelda, siis ta tegelikult kirjutab ju tegelikult sinu mõtteid lihtsalt nagu ilusamini, aga sa pead selle omakorda lihtsalt ümber kirjutama. Ma kasutasin seda. Soovitan ka teistel. Ja siis viitad AI-le. Okei. No see on lahendus.
et see on lihtsalt siuke, mis kiirendab seda protsessi natuke, kui läheb kiireks. Et siis nagu sa ei pea enam ise nagu nullist nii palju genereerima, sest see võtab kõige rohkem aega. No ja ma olengi aru saanud, et ma olen nagu mingitele mõttetutele asjadele nii palju aega pannud, sest näiteks hea näide on see, et ma lugesin nagu meeletutes kogustes mingeid metoodikaraamatuid, mingi otsisin netist infot, on ju, no see on nii keeruliselt kirjutatud, ma ei saa aru. Ja siis eile ma juhuslikult nagu suhtlesin ühe kursakaaslasega, kes oli mingi, et sa ei kasutagi seda nagu e-kursust, mis meil oli, vaat see Estakaalu oma, et kus, reaalselt meil on videoloengud olemas, kus nagu oma alainimene selgitab lihtsalt, et kuidas, mida teha. Ja ma ei tulnud selle pealegi. Aga ma ka ei kasutanud neid. Ma tegin kõik oma ajuga või siis nagu kas nii enam-vähem. Aga ma läksin ka nagu nii närvis hetk, et nagu sa ütled, kõik on teinud seda terve aeg. Kus ma nagu olin või nagu kus ma engisin nii? Kas see on nagu mingi common sense, et ma peaks nagu, sest tegelikult nii ilmselge asi on ju, meil oli siuke aine, mis aitab, ilmselgelt võtad lahti. Aga muu ajus nagu see link on kuskilt kadunud nagu. Ei, ma selles mõttes täitsa mõistan sind, aga ma arvan, et sa ikkagi teed selle ilusti ära. Võtad ennast kokku, selles mõttes nagu homme saad äkki selgust ka vaata. Ja ma loodan ka, jah. Ja mõtle selles mõttes, kui suur asi see on, kui sa seda ära teed. No jaa, see on... Sa oled nii, vaata, muidu on suva, nagu tegelikult on suva, see kuradi paber on ju. Aga just see, et kui palju sa oled siin aega sisse pannud juba, et nüüd oleks aeg see nagu punkt sinna vaata. No seal ongi jah, vaata kõige ohtlikum koht on see, et mis mul seni on olnud ka, et mind nagu ei koti üldse. Ja ma saan aru. Et mul on vaata täpselt see, et nagu ma olengi nagu, et isegi kui nagu ei lõpeta seas, mis vahet on, vaata, on ju, siuke. Aga see on see ohtlik ring, vaata, et sa jäädki edasi lükkama, on ju. Et tegelikult on see, et peab nagu kätte võtma ja kuidagi läbi purema sellest. Kuule, aga minust piisavalt räägitud. Meil ju tegelikult jäi viimane kord, kui me haridusteemadel rääkisime, jäi sinu teema veits nagu lahtiseks. Sa vist ütlesid, et võib-olla mingi plaanin ära tulla ülikoolist. Ei jah, ma ei ole enam tudeng. Sellest mõttes see on selge. Tartu Ülikooliga sai mul kõik suhe lõpetatud. Ma käisin seal täpselt 1 semestri. Ma olin selles mõttes tubli, ma tegin eksamid ära. Ma sain nagu üliraske suulise eksami A. Ma olin väga õnnelik selle üle. Brigitta, sa näinud mingi, ma sain A. Et lihtsalt ma ise ju oodanud üldse, et ma selle nii hästi läbin. Ja ma tegin kõik eksamid ära, tänu millele ma sain üldse tasuta ära tulla. Muidu ei saa või? Ei, kas saad aru, ei saa ära tulla või? Tasuta. Kui sa näiteks võtad endale 5 ainet, oletame, on ju, sa pead need kõik läbima positiivselt, muidu sa maksad ainepunktid kinni, need, mis sa ei läbinud. Issand, vabandust, keegi ei julge ülikooli minna varsti. Reaalselt ma enam ei taha. See on nii lõppes, saad aru. Kui sa nagu otsustad, sa enam ei taha käia, sa maksad kinni ja saad aru, need ei ole odavad asjad. Ma mõtlesin, ma arvutasin umbes nagu igal erialal on erinevad nagu need mis need on hindamissüsteemid või palju sa maksad nagu ühe ainepunkti eest. Arstiteaduskonnas on täiesti lappes see nagu, sa võid mingi tuhandetes maksta, nagu kui sa tahad ära minna, nagu lambist kuttida, vaata. Nagu tudengitel oleks rahaga megalt nagu. Ei, täpselt. Või siis tee positiivsele hindele ära lihtsalt. Aga see ei ole ka lihtne. Ja ma vaatasin ka, ma oleks ka mingi paar sotti pidanud maksma, et lihtsalt ära tulla. Issand, kui nõme. Seda ma olin lihtsalt nagu... Okei. Ja õnneks ma sain kõik tehtud. Üks õpetaja ei tahtnud mulle üldse hinnet välja panna, siis ma olin lihtsalt palun. Pani välja, ma nagu tšaupaka. Aga mul oli ka nii suva. Ükskõik nagu, ma olin nii õnnelik, et ma ära tulin. Ma tundsin ennast hästi halvasti sellepärast, et vaata, ma tahan ennast tunda nagu inimkõnts kohe, kui ma ei käi koolis enam, vaata, nagu automaatselt. Aga ma sain aru, et see oli nagu parim otsus, mis sain teha. Ja siit tuleb ka minu soe soovitus kõikidele, kes ta kuulavad, kes praegult nagu näiteks baka ära lõpetavad või on näiteks järgmine aasta lõpetamas. Ära mine otse magistrisse. Palun lihtsalt ära mine. Kui see ei ole nagu see, et sa pead kohe minema, et saada edasi teha midagi, on ju, et sellest sõltub midagi, näiteks mingi õpetajate puhul, vaata, vist on mingi värk, on ju. Aga nagu see oli üks suurimaid vigasid, mis ma tegin. See on nagu nii kurnav, see bakalaureus. Tegelikult võib-olla sa ei saa sellest nagu aru, et tundub küll lebo, on ju. Aga see bakatöö kirjutamine, kui sa päriselt seda hingega kirjutad ja nagu tahad nagu head tulemust seal saada ja lõpetad ülikooli ära, siis see magister lihtsalt mõrvab sind ära nagu. Mul oli nii ükskõik. Ma käisin nagu lihtsalt niisama seal olemas. Ja siis ma sain aru, et mind ei huvita mitte midagi, ma ei taha mitte midagi teha. Mulle ei meeldi siin olla. Nagu mulle meeldib, ma võin seal koolis käia toredad inimesed olid mõned, nagu kellega ma läbi sain, vaata. Mul on nii suva.
nagu ma täiesti mingi kotti nagu. Ma ei õppinud mitte ühtegi asja kodus. Kõik tegin ChatGPT-ga, nagu kõik tegin ChatGPT-ga. Ma võin kõik välja rääkida. Kõik ChatGPT. Aga ma nii tahan uuesti minna, aga täpselt võtkegi see 1 vaheaasta. Ja veits on vaja puhkust. Ja siis mine nagu. Sul on vaja natuke hinge tõmmata ja mõelda täpselt, kas sa tahad üldse seda edasi õppida või mitte. Mul oli täpselt see, et nagu ma läksin nagu hästi loogilist teed pidi. Okei, ajakirjandust õppisin, lähen ajakirjandust ja kommunikatsiooni õppima. No väga nunnu, aga nagu ei huvita. Nagu jah, ma töötan kommunikatsiooni valdkonnas, aga see on täiesti teine, mida seal õpetatakse. See on hästi iganenud kuidagi. Ma ei tea, nagu ma olen närvis. aga see sügis, ma tahan uuesti kandideerida või nagu suvel tahan uuesti kandideerida, et sügisel minna kooli. Nii et selles mõttes ei ole minu jaoks nagu mingi maha maetud unistus, et ma kindlasti tahan minna kooli, aga mitte Tartu Ülikooli ajakirjandust ja kommunikatsiooni õppima magistrisse. Ja muide, kes veel ei teadnud, et kui sa lähed näiteks magistrisse, siis vaata, tegelikult Eestis on niimoodi, et tasuta sa saad minna nagu ühte õppeaastasse nagu ühe korra. Aga magistris on minu meelest bakas on ka see, et kui sa tuled esimese semestri jooksul ära, siis sa saad uuesti tasuta kandideerida veel ühe korra. Ja sellepärast ma tulin kindlalt ära, et muidu, kui sa mingi kindel päevad arv täis saab, siis sa ei saa enam tasuta minna ja siis sa maksad juba nagu rämedat pappi sellest. Minul oli vaata bakaga sama asi, et ma ju enne õppisin teist eriala ja ma sain ikkagi tasuta. Aga see on nii lappes tegelikult, kui vähesest räägitakse minu meelest, et mis võimalused sul on, sest ma uurisin ülipaljudelt inimestelt nagu ka, kas ma saan nagu tasuta ära tulla, kas ma saan nagu edasi tasuta minna õppima mingi tutvuge meie infoga kodulehel. Need on nii segaselt kirjas, ma ei saa aru ju mitte midagi. Nagu see on nii haige lihtsalt nagu, kuidas vahepeal nagu ülikoolide kommunikatsioon ka nii lappab lihtsalt. Et seda on lihtsalt kurb vaadata, et selles mõttes Tallinna Ülikool on minu jaoks nagu parim koht üldse. Et nagu sorry Tartu Ülikool, väga tore, nunnu, äge, aga see nagu kõik see on seal nii segane ja sorry, millest me räägime nagu? Me räägime sessioonõppest. Ja ma käin koolis neljapäevast pühapäevani. See on süür nagu. Neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. Ma siis mainin, et see on 4 päeva. Põhimõtteliselt terve nädal. Nagu pane 1 päev juurde, siis ongi täpselt tööpäevad käin koolis nagu. Et täiesti, kõik asjad minu jaoks nagu lagunesid koost ära, et see nagu, et luba siis seda nagu, või teeme siis seda nagu oli lubatud, et tegemist on sessioonõppega, mitte nagu mingi, oleks siis nagu 1 kord nädalas 4 päeva, aga ei, meil oli üle nädala. Et ma põhimõtteliselt olengi koolis kogu aeg 10 päeva. See on päris hull nagu. Et selles mõttes ma väga õnnelik. Et minu jaoks on väga positiivne uudis ja ma väga julgustan inimesi nagu koolist ära tulema. See ei ole mingi nagu häbiasi, see ei ole see, et sul peab olema piinlik kellegi ees. Tegelikult on nii poogen. Peaasi, et sa ise oled õnnelik. Suva need vanemad, suva need sõbrad, kes sul ütlevad, miks sa tulid. See on sinu otsus. Ma hästi palju põdesin ka sellepärast, õnneks ma sain nagu ka nagu oma lähedastelt positiivset tagasisidet, onju, et aga on ka peresid, kes ei kiida seda heaks, onju. Jaa, absoluutselt. Kes saavad sõimata sellest, et nad on lollid ja ei õpi edasi, onju, aga tegelikult see on sinu elu ja sa pead ise otsustama, mida sina teed ja kui sa tunnedki, et kurat, see pole mulle ja sa saad tasuta ära tulla ja uuesti minna, siis tee seda. Tõesti julgustan soojalt. Minul on üldse kuidagi see mindset viimasel ajal muutunud, et minu arust nagu, kui sa oled ambitsioonikas noor, et sul on vaata mingi enda asi, mis sa tahad elus teha, sa oled nagu aktiivne, ei ole see, et mingi lihtsalt laisk, siis ma nagu üha enam olen isegi seda meelt, et nagu ma ei tea, kas see gümnaasium on isegi nagu meeletult vajalik. Ülikool või? Ei, no gümnaasium isegi üldse. Et ma mõtlen, vaata, neid on ka ju palju, kes nüüd üldse muudeti seda, et on ju kohustuslik mingi ajani õppida. Aga selles mõttes, vaata, kas sa tegelikult pead nagu selle 3 aastat seal pushima, kui sa juba tead näiteks, mis sa teha tahad. Nojah, näiteks kutse koolid, on ju. Et näiteks see gümna ei anna sulle midagi, on ju. Et siis tegelikult ei ole nagu mõtet seal eriti tiksuda niisama, on ju. Et jah, ma olen nõus neid, kes on nagu võib-olla mingi laisad ja ei tea, on ju, siis see meeletult eluliselt arendab ja nii edasi. Aga üha enam on ikkagi minu arust see, et tegelikult see haridus nagu, ma ei tea, sa pead väga hästi nagu olema kindel, et see aitab sind edasi su eesmärgini. Absolut. Et kui sa nagu lihtsalt lähed sinna sellepärast, et haridus on ju oluline ja on vaja, ma ei tea, kas on. Aga keegi sinu pärast jääb ukse taha. See on kurb. Selles mõttes me nägime, mis siin toimus, kui need riigigümnaasiumid lahti tehti ja see oli tunglemine konkreetselt. Et siis lähevad siin inimesed, kes nagu sellepärast lähevad, et emme ütles, et ma pean minema. Jaa, neid on palju, jah. Et nagu, ma saan aru, et alaealisena on sulle hästi raske nagu ennast kehtestada, on ju, eriti mingit
tüüpi vanemate ees. Aga nagu ma ei teagi, see ongi suht lahendavate olukord, sest mingid vanemad on sellised, kus saad 5 miinus ja me võtame sulle eraõpetaja. Et see on nagu... jah, see ongi nagu täpselt, ma ei tea, mul on ka nagu hästi palju muutunud see mindset, sest et kunagi ma olin ka mingi hullult see, et gümnaasium, oluline, kõik õpime. Aga ma arvan, see on nagu selle pealt muutunud, et ma täna näen nagu enda tutvusringkonnas tegelikult nagu palju neid inimesi, kes ongi näiteks ainult põhiharidusega ja täiesti savi, kas neil on see gümnaharidus või ei ole. Et mu enda elukaaslane on näiteks näide, ta on põhiharidusega, ta üritas õppida kokaks edasi, aga poole pealt sai aru, et ei kõneta, tuli ära, täna tal on enda spordiklubi, ta on mingi alaliidu president, et selles mõttes sa saad jõuda igale poole ka ilma selle hariduseta. Nii sinust endast on muidugi kui on nagu spetsiifilised valdkonnad, kuhu sa ei saagi minna, aga see on nagu see asi, mida sa juba tead. No just täpselt, sa ei saa arstiks, kui sul ei ole haridust. Ja aga samas jällegi, ma olen hästi seda meelt, et ma nagu hästi toetan haridust, selles mõttes, et ma ise olen ka selline, et ma tahaks, et alati, kui mul oleks laps, siis muidugi ma tahaks, et ta läheks gümnaasiumisse, muidugi ma tahaks, et ta läheks kutsekooli või kuskile nagu, et ta ei jääks nagu põhiharitud, vaata. Mis on nagu siuke, mul on tunne hästi siuke peale surutud asi, et nagu siuke stigma veits, et nagu minu laps on nüüd imelik, kui ta on põhiharidus. Et ma saan täiesti aru, et see tuleneb sealt, et tegelikult mul on ju suht suva. Et nagu ma tahan lihtsalt, et ta oleks õnnelik, et ta oleks ikkagi tark inimene, aga et see nagu tuleb hästi palju perest ka, et milline ta on, et sind ei tee targaks kool. Teeb targaks su kogemused, see, mida sa sealt nagu kaasa võtad ja kõik nagu see, mis sa ise seal nagu enda jaoks, sa võid seal lihtsalt niimoodi istuda ka. Ja sa ei saa targaks nagu. Vaata ongi need, et need, kes tegelikult ei taha minna sinna gümnaasiumisse, nad ongi need vennad, kes lihtsalt tiksuvad selle läbi, see ei anna neile mitte midagi see 3 aastat, sest nad ei keskendu, nad ei taha seda, siis see on mõttetu, vaata. Ja need, kellele see annab midagi, need niikuinii ise tahavad minna nagu, et selles mõttes ma ei põeks nii hullult seda teemat nagu, et peab minema jumast. Ei, tõesti. Aga see, võtame ette, nagu kuna me oleme mõlemad ju rääkinud natuke juba sellest enda nagu kogemusest, kus me praegult oleme, ja selles mõttes edu ka kõikidele, kes hakkavad neid eksamid tegema nii põhikoolis, gümnaasiumis, ülikoolis, et kõik saavad hakkama, kui ei saa, teete uuesti. Aga põhikooli lõpetamise puhul, kui ma hakkasin vaatama, oli siis õpetajate lehes siuke artikkel 18. detsember 2025, et põhikooli lõpetamise tingimused muutuvad, järeleksami kohustus kaob, ent lävend säilib. Ehk siis nüüd on niimoodi, et kui lävend oli vist 50%, on ju, ja edaspidi saavad õpilased, kes ei ületa lõpueksamitel 50% lävendit, rohkem aega ja tuge oma teadmiste oskuste arendamisel järgmisel haridusastmel või ettevalmistavas õppes. Aga kas see siis motiveerib üldse sind õppima selleks eksamiks või? Kus sa tead, et sa saad niikuinii läbi? Sa saad motiveerivat tuge. Sorry, aga ma olen täpselt siuke inimene, et ma oleks nagu, davai. Tead, ta on jah siuke kahetine, ma ei saa seda otseselt hinnata, ma tunnen, sest et ma olen hästi nagu sinna poole kaldu, et ma mõtlen vaata nende peale, kes ongi mingi erivajadusega või mingi probleemiga. Selles on täiesti aru, aga mõtleme nüüd nagu hästi, nagu tavalised nagu, ma ei tea, õpilased, kellel ei ole mingid nagu erivajadus või selliseid nagu, ma ei tea, mis iganes on ju. Et just siuke nagu täiesti tavaline koolipoiss on ju, kellel kõik on nagu okei, tal ei ole mingit erivajadust, nagu soove, et mida temal oleks vaja on ju. Ja siis ta läheb tegema põhikooli eksamit. Siuke vanus on ju, kus sa oled siuke on ju. Sul on vaja 50% seda, mina mäletan küll nagu, ma mõtlesin matas nagu, kui ma ei saa 50%. Ma teen midagi nagu karmi, panen mingi maja põlema või midagi. et see pani mind, nagu see motiveeris mind selleks nagu õppima. See küll on nagu aju mõttes nagu see oli väga traumeeriv. Aga ma tundsin, et mul oli vaja mingit seda pushi, aga kui sulle nüüd öeldakse nagu, et sa saad mingit tuge, et edaspidi umbes, ma ei tea, ära teha seda või mis siin oli, rohkem aega ja tugema teadmiste ja oskuste arendamisel järgmisel haridusastmel või ettevalmistavas õppes. Oota. Ettevalmistavas õppes, mitte lühikese korduseksamite perioodi jooksul. Ma ei toeta ka korduseksameid, selles mõttes, et see korduseksam on mingi ülehomme, mis sa arvad, et ma siis oskan? Ei, see on sürja, see tuleb mingi üliruttu järgi. Mis arvad, ma siis oskan või? Aga tead, mina ikkagi vist pigem pooldan seda süsteemi. Ja ei, ma saan nagu sellest tegelikult aru. Jah, sest et tead, minu point on tegelikult üldse vaata, kui see oleks minu otsustada, ma kaotaks üldse eksamid ära nagu.
Sest... aga mis sind siis üldse motiveerib? Aga vaata, minu arust on lihtsalt nagu see, et kui sa niikuinii oled hustling kõige ainetega aastate jooksul, siis seal on ju ka kogu aeg kontrolltööd, vahel isegi mingi tasemetööd, asjad, et sa niikuinii sa oled kõik selle omandanud tegelikult, on ju, ja teinud tööd, mis näitavad seda, et noh, sa ei saa ju niikuinii mingi ühtedega lõpetada, on ju. Et minu arust see veits nagu on juba piisav motivaator ja test. Et see võikski olla nagu hindepõhine. Jah, just. Seda ma nagu toetan ka. Kas me nagu peame tegema seda, et nüüd võtame kõik selle mahu kokku, mingi üks päev, üks kellaaeg ja nüüd, kui sa läbi ei saa, siis sa oled mingi surnud, on ju. Sa näitab, et sa oled omas loll, on ju. Jah, ei, seda ma ka üldse toeta. Et mul on tunne jah, et selles mõttes see on nagu pigem minu silmis samm õiges suunas. Noh, võib-olla ongi lihtsalt küsimus, et nagu võiks kohe teist jätame ära. Ma mõtlengi, et mina nagu, selles mõttes ma toetan ka seda mõtet, on ju, aga minu jaoks nagu ongi küsimärk see, et miks me siis üldse seda eksamit teeme, kui niikuinii kõik saavad läbi. No jah, ongi, selle ma nõus, jah. Et nagu võiks siiski näiteks niimoodi olla, et näiteks klass teeb enda nagu siseselt mingi väikse kokkuvõttetöö, kus inimesed antakse teemad ette, et ma ei tea, nagu võtame kokku selle asja. No, et mingi kontrolltöö või teeme rohkem kontrolltööd siis läbi aasta, et näha kogu aeg sinu arengut. Ma ei kujuta ette, et minu jaoks on hästi oluline ikkagi nagu inimeste kontrollimine selles mõttes nagu hindelises mõttes, sest muidu see inimene ei pinguta. Mina mõtlen nagu enda baasil. Et kui ma oleks saanud lihtsalt suulist tagasidet, et Liili, sa oled nii tubli, aga tee järgmine kord paremini. Kas sa oleksid rohkem õppinud? Ei, see on jah hea point, et mingit motivaatorit on vaja nagu. Et selles mõttes ma olen nõus. Aga ma arvan, et nagu hinded teevad ära selle. Või siis ongi nagu motivaator see, et kui sa tahad vaata edasi minna kuhugi kooli, on ju, et siis nagu vaadatakse hindeid, on ju, mingite hinnetega saad, mingitega ei saa. Aga see eksam, ma jäin isegi mõtlema, et kas ei olnud juba minu ajal see, et Mata eksam gümnaasiumis näiteks oli 1 punkti lävend või? Mata, see oli gümnaasiumis ongi 2 punkti lävend oli. Jah, okei. Ma olin Matas nii pingutasin 2 punkti saada. Sain 9. Ja ma mäletan ka, ma just jäingi nagu mõtlema, minu arust see oli ikkagi nagu see, et isegi see mingi 1-2 punkti oli see, et ma tundsin, et nagu ma pean pingutama tegelikult. Ei, no mulle kindlalt see nagu ma olin lihtsalt palvetas. Jaa, et Mõtlesin, kui tegelikult, kui sa mainisid seda eksami asja, on ju, siis mul tuli kohe meeldis, et ma mäletan ise, kui ma gümnaasiumi eksamit tegin, siis vaata, ma ei tea, kuidas nüüd on, aga sellel ajal ikkagi väga paljud koolid tahtsid su eksami tulemusi. Mis on nii loll. Nagu muidu ma võisin olla 5-line. Mul läks pekki, mul läks eesti keele kirjand nii lappel lihtsalt, et ma sain 4. Ja minu jaoks oli nagu maailma lõpp, et kui ajakirjandus seal oleks küsinud mult seda eksami tulemust, siis ma nagu oleks obviously välja jäänud. Et nagu kui ma tulen 4-ga siia kohale vaata, mis ei ole halb hinne, aga see on nagu ikkagi ju lävendi mõttes, sa jääd allapoole. Ja siis ma mõtlesingi, et täiesti haige, nagu see, et mul oli halb päev, ma olin täiesti närvis endast väljas. See nagu kujundab siis kogu minu järgnevad mingi 5 aastat magistrisse bakasse. See on nii loll lihtsalt. Teeme lihtsalt mingi toreda testikese, on ju, mis aastahindega sa lõpetad. See ju näitab ka, et kuidas sa aasta läbi pingutanud. Muidugi. Kas sellest ei piisa? Las siis ülikoolid teevad oma teste. Et erinevad ülikoolid teevad oma testi, kus nad ise tahavad, on ju, mitte, et me teeme ühe suure testi siin koolist, mis läheb kõikidel koolidel. Ja vaata, minu arust ka ju üldse, kui me räägime ka gümnaasiumist näiteks, on ju, et niikuinii koolidel on oma sisseastumistestid ju igal pool. Et kas meil on seda nagu mingit lisaastet veel sinna vaja, paneme nagu veel kuhjaga stressi otsa. No algus oligi vist see küsimus, et mille järgi me siis inimesi nagu lävendi põhjal paneme, on ju. Aga teemegi hinnete põhjal siis. Just, jah. Et siis sa pead kogu aeg pingutama. Sest tegelikult ju minu arust see annab palju parema pildi õpilasest, et kes ta on, et noh, seda sa ei saa nagu mingi feikida, vaata kuidagi, see näitab nagu aastate pikkuselt, et kuidas ta õpilasena nagu toime tuleb, on ju. Jah, et mitte see, et nagu ühe korra tegi ühe eksami, läks natuke lappesse ja nüüd see näitab kogu sinu nagu nagu mis saab. Ja noh, seal on ju vaata üldse minu arust nii palju probleeme selles mõttes, millest on ju ka räägitud, et see nii-öelda vanemate rahaline seis ja kõik see ju ka täna on ju mõjutab seda, et kui edukas õpilane koolis on, et noh, ta on nagu ebaaus ka, ma arvan, selles mõttes suuresti, et kui meil on ala mingi rikkurite lapsed, kes käivad mingi lisatunde võtmas, on ju, ja hullud valmistuvad eksamiks ja saavad head tulemused, et see paneb nii ebavõrdsesse olukorda mõned teised, et No ERR kirjutas ka, et edaspidi saab põhikooli lõpetada ka 1 punktise eksami tulemusega. Ehk siis ta on nagu vist sarnane vibe nüüd kui gümnaasiumis, on ju. Ja väga paljud ka ju inimesed on sellest sõna võtnud, on ju, et näiteks see Sandra Laur, kes on siis Isamaas minu meelest, on ju. Ja tema nagu kommenteeris seda, et eksami eesmärk on näidata, kas põhikooli õpiväljundid on omandatud. Kui eksami saab läbida sisulised teadmised
teadmisteta ei mõõda see enam ei õpilase taset ega koolitööd. Samal ajal kaob ka üks väheseid tööriistu, mille abil riik saab aru, kuidas haridussüsteem tegelikult toimib. Kui standardid eemaldada, muutuvad tulemused sisutühjaks ning hariduspoliitika hakkab põhinema üha hägusemal pildil tegelikust olukorrast. Ma selles mõttes saan täiesti sellest väitest aru, et nagu meil ei ole enam statistikat. Et nagu kuidas meie eksami tulemusi teeme näiteks on ju või võrreldes siis teiste riikidega on ju või mida iganes, et see nagu kaob ära, aga miks me võikski siis minna nagu hinnete põhiseks, et mis on meie kooli keskmine hinne, millega lõpetavad nagu põhikooli inimesed? Et see ju samamoodi näitab. See näitab täpselt, kuidas nad läbi aasta õppinud, mitte ühe päeva. Ja paremini isegi minu arust, jah. Et selles mõttes ma nagu saan aru, kus nad nagu tulevad selle jutuga, on ju. Seal nagu hästi nagu mündi 2 poolt on vaja vaadata, vaata. Et jah, ma saan aru, et me natuke sellega ju soosime seda vatises kasvatamist, on ju, aga see on see risk, mille me peame võtma, et proovida teistmoodi teha. Ja tead, mul on tunne, et tänapäeval ikkagi me peame omaks võtma selle, et me peamegi veits vatises kasvatama. Sest et sorry, meil on nii palju katkeseid lapsi, et sa ei kasvata neid nii rangelt nagu. Ega ongi selles mõttes, et see generatsioon on nagu ikkagi nii haigelt tegelikult muutunud ja need vajadused, mis inimestel on ja kõik see, mis erivajadused lastel on ja kõik need asjad, mis on tegelikult nagu juurde tulnud, millest me ei ole teadlikud olnud mingit tee pool elu, on ju. Ongi see, mille pärast ilmselt me oleme ettevaatlikumad ka, vaata. Et täiesti arusaadav tegelikult. Aga jah, oota, mingi kooli asi oli veel, mis ma tahtsin mainida. Algkoolide teema oli ka. Hinded vist plaanitakse ära kaotada. Nagu lugesin jah, on ju, ma ei ole kindel, ma ei jõudnud süveneda, et kas juba kaotati või tahetakse kaotada, on ju. Et algkoolides kaotame nagu hinded üldse ära. Et teeme nagu suulist tagasisidet. Vaat see on nagu koht, millega mina ei nõustu. Et ma saan täiesti sellest eksamisest aru, meil ei pea eksamid olema, on ju, aga hinded nagu sellises vanuses mulle, ma mäletan hästi näitasid nagu seda, kas ma olen tubli. See oli nagu minu enda arusaam sellest, et näed, ma sain hakkama, ma olin nagu õnnelik, kui ma sain hea hinde, vaata, aga samas see pani ikka halvasti tundma, kui ma sain halva hinde, mis on nagu okei, vaata, et sa õpid tundma nagu seda halva emotsiooni, et sa pead paremini proovima. Et see minu meelest kasvatas nii hästi seda nagu kuidas see on see enesedistsipliini, vaata, et kuidas sa õpid nagu asju vaatama. Et ma mäletan lihtsalt nii hästi, et mul tekkiski siit tunne, kui ma sain 2 nagu. See on okei. Et see ei pea olema sinu jaoks nagu maailma lõpp, on ju, aga see nii oleneb, vaata nüüd perekonnast. Et minul võis olla mõistlik perekond, kes ei löönud mind maha selles 2 on ju, aga ma ei tea, kuidas teistel väikestel lastel on ju. Osadel ei ole nii. Ja vaata, nüüd tuleb nagu see õpetaja pool ka mäng, on ju, et võib-olla see ema, kes karjub seal, ma ei tea, 10-aastase peale seal on ju, läheb õpetajaga ka kooli karjuma, et kuidas te minu lapsele 2 panite. Nii palju probleeme. Ka natuke, on ju. Ma sain ka aru, et seda tahetakse asendada siis nagu tagasisidega. Mis on nagu täpselt siuke, et nagu ma saan sellest aru ja see on väga tore ja see on nagu individuaalsem. Aga kas see sind kui lapsena nagu, kas sa nagu oleksid osanud mõelda nagu siukses vanus, et mis see nagu tagasiside tähendab? Või lapsena sa ei saa kindlasti mitte midagi aru sellest. Et kas näed, mulle öeldi, et sa oled väga tubli, aga tee paremini. No vaat see on minu arust veits täpselt see, mina käisin eelkoolis ja seal oli minu arust tagasiside põhine. Aga siis ongi, et mis sul nagu... Aga ma ei mäleta midagi sellest tegelikult. Täitsa allala, et ma ei tea ka ja ma nagu väga nagu ei oska seisukohta võtta, ma vist pigem olen ka seda meelt, et ikkagi need hinded nagu, kui nad on niikuinii, siis las nad olla esimesest klassist, sest et minu arust nagu vaata 1. ja 2. klass on veel nagu see, et sa tegelikult nagu saad väga-väga lihtsalt need head hinded seal. Muidugi jah, õpetajad ju ei ole nagu need seal 1. ja 2. klassis, kes tahavad nagu siin nagu vahele võtta, et sa ei oska vaata. Ilmselt, et sa ei oska. Ja, sest minu arust see on nagu hullem versioon, et sul on nagu 3 aastat seal algklassides sa elad nagu mingi lille sees, on ju, ja siis järsku on mingi hind, et raudselt kõik hakkavad 2 saama. Muidugi, et sa nagu kuidagi räiged reeglid tulevad peale, vaata. Ja, et ma arvan, see ehmatab ära ikkagi, sest et see on juba nagu ka see faas, vaata, kus läheb raskemaks koolis nagu. Kus sa hakkad siis aru saama ka, mis toimub. Ja, ma ei tea, jah. Võib-olla on nagu üldse veits küsimus siis ikkagi see ka, et nagu võib-olla siis on see, et nagu me ei peaks nii-öelda karistama halbade hinnete eest, et ala, et tõesti, kui sul on nagu halvad hinded, et võib-olla siis on see, et no ei jää istuma, vaid ikkagi saad kuidagi edasi või no ma ei tea, see on ka siuke kahetine. See on nii raske, see on nagu siuke lahendamatu müsteerium, vaata. Ja, veits on jah. Ühelt poolt, et nagu ühele grupile liiga on ju ühelt poolt, et teisele, et ma mõistan väga õpetajad, kes ei taha tegeleda kurjade laste vanematega ja nad on läinud ju
ainult kurjemaks ja lähed kohtusse ka veel iga asjaga. Ja see on ju päris selles mõttes on päris jõhker, millega need õpetajad peavad nagu toimetama, aga jällegi nagu mul on tunne, et kui me need hinded ära võtame, eksamid ära kaotame, kõike seda ära kaotame, siis mis lõpuks nagu alles jääb? Jah. Patikommid. Keeruline on ju. Sest kuidagi sa pead motiveerima, aga vaata tänapäeval iPadi lapsi on nii raske motiveerida. Kuigi ma pean ütlema, mis mind motiveeris esimene klass, kohutavalt äge oli, kui meil klassijuhataja pani päevikusse kas naerunägu või nutunägu. Või siis oli, meil pani kleepsukese ka või? Kui sa olid nagu ülitublis, sa said mingi kleepsu. Jaa, just. Et noh, see tegelikult motiveerib, on ju. Et noh, mingeid nagu lahendusi on, aga seda peab nagu mõtlema, et kas me huvitav? Ma hakkasin praegu selle peale mõtlema, kui me nagu arutame neid asju, üritame lahendusse mõelda Eesti riigil, on ju. Siis kas tegelikult on kasutatud näiteks psühholoogide abi, et kuidas nagu lapse psüühika töötab niimoodi, et ta oleks motiveeritud koolis, et mis teda motiveerib? Ma pole nagu midagi sellist näinud. Ja kuulnud vähemalt ei ole, on ju. Kuigi nagu ma tahaks ikka arvata, et võetakse nagu arvesse, noh veits vaata sama nagu kogu aeg jahuti seda koolimineku kellaaega, on ju, et noh, lõpuks ju võeti kuulda neid kõik unespetsialiste ja uuringuid, on ju. Aga no mul on ka tunne, et see on täpselt see, et sul peab olema mingi ala 10 psühholoogi, kes jahuvad aastaid ja siis nagu kuulatakse, on ju. Ja siis kui rahvas ka kaasa läheb sellega, et üksi seal nurgas jahuvad, siis keegi, noh, me ei tea, vaata. Et see on nii raske nagu kõik see teema ja kõik see nagu laste kaitsmine samas on ju samas jällegi, et nad päris nagu vatikommikesed poleks, on ju. Et saaks selle nagu piiri peale, on väga keeruline. Ja raske on siin seisukohta võtta ja ilmselt nagu kõik arvavad väga erinevalt ja ma nagu lihtsalt tuletan meelde ka, et meil ei ole siin kindlat arvamust praegult, vaid me lihtsalt arutame, et kuidas meie seda asja näeme, aga me pooli asju ilmselt ei teagi. Nii palju iga küljalt arutatud on ju. Jah, ma just ju tahtsin ka nagu, milleni ma jõudsin, ma tahtsin teemasse rohkem nagu süveneda ja hakkasin vaatama neid mingi Haridus- ja Teadusministeeriumi konverentse, mis on olnud YouTube'is on vaata üleval mingid asjad. Ja ma ei jõudnud nagu väga süveneda, aga ma jõudsin mingi 10 minutit ühte hiljutisemat kuulata ja juba ma tegelikult mõtlesin, et noh, tegelikult nii nagu põnev ja noh, sa nagu näed, et neid arutelusi peetakse, saadakse aru, et on mingeid probleeme, on ju, aga ma ei tea, kas need nagu protsessid ja otsuste tegemised võtavad nii kaua aega või ongi, et keegi ei tea, mis see nagu õige lahendus on, on ju. Vaata, tihti aetakse sellega, et meil ei ole raha, et teha muutusi. Et raha ei ole, me ei saa mingi süsteeme nagu katki teha. Ma ei tea, see on nii, üldse nagu ma ütlen ausalt, viimasel ajal see poliitika on minu jaoks läinud nii keeruliseks, et ma ei saa mitte midagi aru. Ja noh, see on ka vaata veits küsimus, et kas see peab siis nii keeruline olema, on ju? Ei pea. Et võiks ju olla vähem seda kõik bürokraatiat. Ma tahan ka aru saada, eks ole, mis minu riigis toimub. Jah, aga tead, ma toon siia ühe teema, mis ka minu jaoks on nagu hästi aktuaalne praegu haridusvaldkonnas. Noh, minul on vaata mitmeti. Üks on nagu see, et ma praegu tööalaselt ajakirjandus nagu tegelen selle teemaga hästi aktiivselt, on ju, et ühte lugu valmistan ette, mida ma nagu detailselt ei hakka jagama, aga noh, see kõik nagu kattub, sest noh, osalt on see mu enda kogemus, on ju, et nii-öelda erivajadusega õpilasena toime tulla, on ju, noh, siis on mul see õe pool, et mul õde lõpetab 9. klassi praegu, on ju, noh, tal on tervist uksi sealt siin, on ju, pole saanud koolis käia. Ma näen nagu tema mingeid sõpru, klassikaaslaseid ja ikkagi nagu, ma ütlen, väga suur probleem on see, et meil ei ole enam nagu klassitäis terveid, hästi toime tulevaid lapsi, vaid meil on nagu klassitäis, kus on väga-väga palju lapsi, kellel on erinevad probleemid ja sa ei saa võtta neid enam nagu ühe mõõdupuuga, on ju. Et noh, me räägimegi sellest, et meil on mingi klassides on ADH lapsi, meil on autismiga lapsi, on neid, kes on depressioonis mingi, noh, nii palju probleeme on vaata noortel tänapäeval. Ja muud traumad, on ju. Ja noh, siis ongi see, et sa paned veel mingi hinded otsa, eksamid otsa, on ju, noh, nad ei tule toime. Ja siis noh, ma sealt nagu jõudsingi selleni, et ma kuulasin veits seda mingit haridusministeeriumi asja, kus oli ka, et öeldi, et praegu on hästi tugevalt kasvutrendis tuge vajavate õpilaste arv, ehk siis need, kes nagu ei saa enam tavaharidussüsteemis hakkama, vaid nad vajavad mingit erilähenemist. Ja see on nagu täiega hirmutav tegelikult mu jaoks, sest et ma nagu näen nii palju, et meil on neid abivajajaid nii palju rohkem kui võimalusi abi pakkuda.
et noh, näiteks täna ka vaata, noh, meie peres on hetkel nagu müsteerium see, et kuidas leida nagu õele gümnaasium, ta tahab õppida edasi, on ju, kindlalt 100%, aga kuidas leida gümnaasium, mis arvestab sellega, et ta võib-olla tervise pärast ei saa vahepeal 3 kuud käia kohal. Okay. Ja see on reaalselt põhimõtteliselt mission impossible nagu, sest et esiteks on see, et nagu koolid, mida on ülivähe, kes pakuvad mingeid siukseid võimalusi, on ju, mingi väikeklassid, mingi individuaalne õpe, nende vastused kõigil on sisuliselt see, et meil on nii suur tung nendesse väikeklassidesse, individuaalõppesse, et me ei saa pakkuda seda kõigile. Ja vot see on nagu koht, mis nagu näitab mulle, et me oleme nagu midagi väga olulist riigis nagu maha maganud. Ja. Et noh, näiteks vaat see näidega, et me tegime mingid riigigümnaasiumeid, on ju, aga seal on ju minu arust gigasuured klassid. Ja selles mõttes, noh, tänapäeva noor tegelikult me ju just räägime rohkem sellest, individuaalsest lähenemisest. Et me ei saa õppida suures klassis, et nii palju... Meil on iPadi lapsed, kes ei saa keskenduda, kes ei oska keskenduda. Ja, et noh, hästi nagu tore tehti, on ju, aga mul on tunne, et me oleks pidanud seda probleemi veits ette nägema, et tegelikult meil on vaja midagi muud teha nagu. Ja tegelikult ju kurat küll nagu, prognoositakse ju küll räigelt mingeid asju, on ju. Aga seda siis ei saanud prognoosida, et inimeste vaimne tervis on jumala pees. Ja, just täpselt. Nagu ütleme üldiselt, on ju. Et ja see väikeklasside teemaga, et miks me räägime täna üldse enam väikeklassidest minu meelest, et need võiksid juba olla täitsa eraldi nagu tavaline klass, mitte et on väike klass. Jah, just, et see võiks norm olla, on ju. Seal oleksid mingid imelikud. Nagu, ise ma mõtlesin ka nagu, et on seal väike klass on mingi veidrikud. Et vaata, see nagu, juba see, kuidas me nagu asetame koolis need klassid, näitab ju nii väga seda, et üks on nagu teised natuke nagu, saad aru? Me vaatame neid nagu imelikud. Miks need ei ole nagu tavaline klass, kes on lihtsalt, ongi erivajadusega lapsed? Et see on nagu aru saada, igaüks saab aru, mida nad on erivajadusega. Aga väike klass nagu, miks nad on seal? Nagu hullud oleks pandud ühte tuppa. Ja vaata, see ongi juba minu arust tegelikult, et tegelikult ühiskond ei saa aru, mis tähendab erivajadus. Ei saagi aru. See on sama, vaata, mina istun siin laua taga erivajadusega. Keegi elu sees ei saa aru, mis see tähendab. See on see, et sul on nagu füüsiline puue. Et sa näed välja, et sul on mingi ühte jalga pole või saad aru. Aga inimesed ei saa sellest aru, et meil on ka nagu eriti vanem ühiskond, siis ei taha nagu väga sellest aru saada, et meil on väga palju nagu vaimseid nii-öelda erivajadusi ja kõike sellist. Räigelt palju. Ja tead, mis on nagu eriti, kui me seda konverentsi ka kuulasime, mis nad ütlesid, et tihti need lapsed, kes on nagu probleemsed ja vajavad teistmoodi lahendust, nad pidid jõudma väidetavalt üldiselt kutseharidusse. Ehk nad ei saagi gümnaasiumisse, on ju, või jäävad sealt välja, sest nad ei tule toime seal süsteemis, on ju. Ja siis on nagu see, et see mõtleb, mis mingi kutsehariduse variandid meil on ju, noh, ongi mingi pagarid, kondiitrid, mingi küünetehnikud, mingi kaupade paigutajad riiulitele, et noh, ja mis siis, no me ei ole ju nagu, kõik erivajadusega ei ole ju nagu nii-öelda haiged, on ju, et noh, selles mõttes on ju ka neid, kes tahavad mingeid päris ägedaid asju teha. Ja, et kellel võib-olla lihtsalt on nagu raske, aga ta saab sellest tegelikult välja ilusti, kui tal on mingi tugi. Aga meil ei ole seda võimalust seda tuge pakkuda. Ja see on nagu, ma ei tea, ma loodan, et sellega nagu hakatakse tegelema ja noh, praegu ongi, kuna ma selle teemaga nii palju tegelen, on ju, noh, eraelus ja tööalaselt, siis ma nagu näen ka, et tegelikult nagu nii palju on neid nagu andekaid, ägedaid noori, kes lihtsalt nagu jäävad kõrvale. Sest lihtsam on nendega mitte tegeleda. Ja just, et hästi-hästi kahju nagu. Ja noh, siis mõtlegi, et on see teine pool, et räägitakse, et meil lapsi sünnib nii vähe ja kõik see, aga me ei tule ju juba praegu nendega toime, kes meil on. Jah, me ei motiveeri noori praegult nagu meie vanused tegelikult neid lapsi saama. Kui ma vaatan, kuidas nende näiteks, et kas minu laps oletame, kui ta sünnib mingi väga tugeva erivajadusega, siis mis abi talle üldse antakse. Ja siis öeldakse, et meil ei ole ressurssi isegi. Ilmselge ma ei taha last, sest ma pean alati riskima sellega, et mul võib tulla erivajadusega laps. Jah, täpselt. Et see on nagu, see on väga valus teema, nagu, milles nagu, jah, on midagi nagu siiralt jäetud märkamata. Ja nüüd me oleme nagu mingi, appi, mis me teeme? Mingi kaos täielik. Nagu ma ei tea, nagu kurat küll. Äkki siis on valed inimesed. Just. Midagi on jah nagu, aga ma arvan, vaata see ongi ka suuresti see nagu nii-öelda stigmade taga kinni, et nagu me ei ole aksepteerinud seda, et nagu meie hulgas on tegelikult nii palju nagu teistsuguseid inimesi, on ju. See on nagu meie reaalsus tegelikult. Ja tegelikult nad on ju alati olnud, on ju,
aga ma arvan, nüüd ongi see, et vaata, kuna meil on sotsmeedia ja kõik inimesed julgevad rohkem rääkida, me saame aru, et see probleem on ju. Me näeme rohkem selliseid inimesi, kui nad ise jagavad. Jah, just. Aga see, et sellega tegelema hakata, no ma ei tea. No, tead, ma ütlen ausalt, et nagu eks see ju jääb kõik selle riigi kätesse. Ja see on täpselt see, et meie ainult saame pealt vaadata. Et ega nii raske on sellisel riigi tasandilastel meil midagi lihtne inimestel nagu ära teha. Et ma ei tea. Aga mingi tore asi sul vaata korra käis ka jutust läbi on see ettevalmistav õpe, millega ma olen kokku puutunud. See on tegelikult üliäge asi minu arust, mis tehti, mis käivitub nagu uuest õppeaastast, on sisuliselt see, et seal on hästi palju kategooriaid, mis siin alla lähevad, aga väidetavalt siis need noored, kes ei pääse näiteks kuhugi edasi õppima, gümnaasiumisse, kutsekooli või kes on mingi erivajadusega, siis riik on kohustatud neile pakkuma koha seal ettevalmistavas õppes. See on jumala tore, et nad ei jääks lihtsalt hängima. Just, ja seda enam, et vaata nüüd neil on ka 18-aastaseni õppimiskohustus, et siis, ja see õpe ma korra nagu süvenesin ka, et mis see ettevalmistav õpe tähendab, üliäge tundus, ma käiks isegi seal nagu, oli mingi vist läbipõlemisteemad, et kuidas tööelus ja koolielus nagu mitte läbipõleda ellu jääda. See on vaata see, et sa ei murduks kohe ära, et sa ei saanud kuhugi sisse. Kuuled ette, kui ma ei oleks kuskil sisse, ma oleks täiesti nagu augus. Ja vaata sellises vanus sa oled nii üksi ka, sest et sa ei saa veel täpselt aru, et see ei ole kõige olulisem. Et see on nii tore tegelikult, et midagi positiivset ka. Et jah. Sest et ma ei leidnud küll üles, aga ma mingi päev sattusin Threadsis mingi vanemate arutelu otsa, kus nagu mingi lapsevanem oli pannud, et issand, meil on nii suur mure, et mul on nagu laps, kes on ülimotiveeritud mingi üliheade hinnetega, kõik ülitubli, aga meil on reaalselt hirm, et ta ei saa lõpetatud põhikooli nagu, sest et ma ei tea, oligi vist mingi terviseteemad või mingi vaimne tervis või midagi. Ja see, kui põlema kogu see kommentaarium läks, see oli nagu täis paksult vanemaid sama probleemiga. Ja siis ma sain aru ka, et see ei ole nagu see, et me räägime mingi ühest mingi üksikutest näidetest, vaid see on nagu massidest probleem tegelikult. Ei, see on tegelikult päris kurb. Ja kõik need teised probleemid ka, see rahapuudus ja kõik need tõusvad hinnad, kallis kütus, kõik see rõhub kogu aeg sellele, et sul on miljon probleemi ja siis see üks inimene, kelle sa nagu ise sünnitsed, et sa ei saa nagu temaga järsku ka enam hakkama. Sest ongi vanem peab nii paljude asjadega tegelema, et ta ka kõik on nagu tema õlul, et seda last aidata, Ega muidu selles mõttes sünnitage lapsi, et nii positiivne. Ülitore, Mul on tunne, et see võib päris suur asi olla, miks tegelikult nagu lapsi ei taheta, sest tänapäeva noor analüüsib tegelikult selliseid asju. Tänapäeva noor on nagu ka selles mõttes selline, kes nagu muretseb väga palju, kui me võtame nagu üldistada, et väga ülemõtlejate nagu generatsioon on meil, Muidugi me mõtleme sellist asja peale. Kõik see sõjavärk, kõik see siuke asi nagu ilmselgelt ma ei taha pätakat, kellega siis sõja ajal põgenema hakata. Raske. Ühesõnaga, selles mõttes võime vaikselt kokku tõmmata. Muidu me läheme liiga tuliseks. Mulle vaikselt tundub, me peame kuhugi poliitikasse minema vast haridusteemadega tegelema. Ma tõesti, mingi järgmised haridusministrid on teie ees nagu. Aga tegelikult on nagu vajalik episood, mille me tegime, et lihtsalt arutada neid asju ja et võib-olla nagu tuletada kõikidele meelde, et me peame nagu ise ka natuke rohkem sekkuma vahepeal nendesse asjadesse, et me saaks rohkem aru ja et midagi muutuks, et me kõva häälega ütleme, et nii ei ole okei, vaata, või et aktsepteerime ka neid, keda me võib-olla tavaliselt ei ole harjunud aktsepteerima, et selles mõttes ajad muutuvad nagu. Meil on nii palju nagu tulnud erivajadusi juurde, erinevaid nagu kas siis sugude mõttes, mitu sugu meil juba on, nagu selles mõttes on ju, see on ju täiesti nagu lõpmatu arv, on ju. Me peaks lihtsalt nagu natuke harjuma selle uue asjaga ja ise nagu ka nagu pushima seda, et need asjad kõigi jaoks oleksid mugavad. Ja tegelikult jah, ju vaata, see on nagu positiivne näide on see, et nagu see, et need on nii päevakorral, need teemad on see, et inimesed vähemalt nagu räägivad ja adresseerivad probleemi. Et ma arvan, see on ka ikkagi samm nagu kuskile õiges suunas. No juba kas või vaata minu näitel, et nagu ma ei ürita kuidagi ise hakkama saada, vaid ma lähen nagu ülikooli ja ütlen, tere, ma enam ei tule toime, sest et mul on nagu probleem ja palun kohandage süsteemi põhimõtteliselt minu järgi. Aga vaata see võimalus ja see inimene on ju, kes sind aitab. Just. Et see on nagu tegelikult väga tore. Ja. Olgu, selge. Ja tegelikult ma arvan, et oleks nagu ülitore,
kui kedagi kõnetab see teema, nii et nagu kui te kirjutate või jätate kommentaare enda kogemustest, sest et tegelikult vaata, see on nii ka lai teema, et me nagu tegime väga pinnapealselt seda taustatööd, on ju, me ei tea kõike, mis toimub, aga ma arvan üldse ka nagu inimeste kogemusi kuulda oleks huvitav, et võib-olla kust, kes, kuidas abi on saanud ja mis on võib-olla veel probleemkohad, et võite jagada. Jah, siis saame juba kunagi veel tulevikus edasi rääkida ja sügavamale minna nende teemadega ja võib-olla ka mingi spetsialisti ise kutsuda, keda siis pommitama hakata nende toredate küsimustega. Nii et jah, aga seniks ongi kõik. Väga tore episood tegelikult on ju, tore arutlus ja me kohtume juba järgmine nädal. Ja, teeme nii. Tšau! Tšau!